Reet Kaar nimetab end teise ringi pensionäriks ehk taas ajutiselt tööle tulnud pensionäriks. Ta elab umbes 800 elanikuga Palivere alevikus. Nii nagu tehnika kulub ka inimene ja see on loomulik, arvab Reet. Tema on pidanud nii-öelda remontima oma südant. Aga ei see ega kõrgvererõhu tõbi tohi päevatoimetusi ega ka arvamuse avaldamist takistada, arvab Reet. Minu päev hakkab hommikul kell 7 pihta. Tulen tööle kella 9. 5 olen tööl. Siis lähen koju, kui viitsin, lähen aeda, teen midagi aias. Mulle meeldib metsik aed, mulle ei meeldi rohitud aed või nagu ekstra korras. Seda on ilus vaadata, aga teiste üle aia teiste õues, mitte enda õues. Ma jäin pensionile, ma olin 4 aastat pensionil ja nüüd ma olen taaskasutus, sest väike Kusti tahtis tulla ilmale. Ja nüüd meie väike Kusti on 1,5 aastane. Nii et 1,5 aastat olen ma veel tööl ja siis jään jälle pensionile. Vererõhu haigus eeldab seda, et on vere transpordiga on organismis midagi valesti. Kas siis on soonetummistunud, oled sa valesti söönud, natuke valesti elanud, elustiil on vale olnud. Ja nii oligi, et mul hakkas hing kinni jääma, mul ei olnud võimu ja võhma enam ja mul ei olnud jõudu enam. Ja tuli välja, et mul oli südame parempoolse vatsakese arter oli ummistunud. Ja siis mandi sundid sisse ja lõpuks sain mootori peale veel, stimulaatori peale ja nüüd ega ma ei jookse ja ega ma ei hüppa, aga igapäevase elu üle ma ei verise. No minu vanused autod on ammur mullas juba, aga mina söön ja trambin, vaidlen vastu kui vaja on. Nii et järelikult on võimalik ka vererõhu tõbega ära elada. Kõrgvererõhu tõbi, nagu nimigi ütleb, tähendab, et vererõhk on normist kõrgem ja seetõttu on veresooned pidevalt suurema rõhu all, kui nad olema peaks. Paksenenud veresoone seinad tekitavad aga ise omakorda vererõhu kõrgenemist. See kõik seab koorma alla südame vasaku vatsakese, mis ahenenud soontesse verd surub. Kuna ta peab rohkem tööd tegema, kasvab temagi lihas. Niisiis, isegi kui veresooned ahenevad, on vatsake nüüd liiga tugev ja surub soontesse verd liiga tugeva rõhuga. Ravikindlustusega kodanikuna tehti Reedale operatsioon haigekassa kuludega. Mina ei maksnud midagi, õnneks. No sellist raha mulle ei oleks olnudki. Sest siis ma olin veel pensionil. Ja pensioni, seda me teame kõik, mis pension on. Kõrgvererõhu tõbi esineb umbes 60% eakatest. Viimasel ajal on seda rohkem esinenud ka noortel. Reet arvab, et kui vanusele iseäralikud haigused on juba tulnud, tuleks enda mõttemaailma muuta. Sest sellest, mida muuta ei saa, ei tasu iga päev enda tuju rikkuda lasta. Kõigepealt mõtle sellele, et kõige parem abistaja ise endal oled sa ise. Aga muidu seisa peegli ette ja vaata, astu samm ja vaata, oi, täna ei olegi nii valus, kui eile oli. Aga see on juba positiivne. Mõtle ise positiivselt. Ka siis, kui sul on väga valus. Jalg valutab, aga käsi ei valuta, see on saavutus. Ja ei tohi jälgida kogu aeg seda, et oi nüüd mul valutab siit. Oi täna mul valutab siit. Ja sa tead, et valutab. Sa tead, oi täna ma olen nii väsinud, ma ei jaksa. No aga kui sul on juba kõrgvererõhu tõbi, kui sul on südamega olnud probleemid, nii et sa oled hopi läbi teinud, siis väsidki ära, siis istud ja puhkad ja lähed jälle. See on see elukestev õpe. Nii kui hommikul ärkad, tõused üles ja hakkad kohe õppima, kuidas ma tänase päeva lähen. Sest enne pole seda päeva olnud. Ja iga päev toob midagi uut ju. Igas elu juhtumis on oma pipratera ju sees. Aga kas me peame teada just hamba alla panema? Ei pea ju.